Mulle väga meeldis see, et elate 2 kassiga. Ma õudselt armastan kasse. Kass on iseseisev ja intelligentne loom. Minul on selline küsimus, et te olete bioloog ja teoloog. Bioloogia ja teoloogia mõlemad ütlevad, et inimesel on 2 sugu, mees ja naine. Et imetajad on lahksoolised, on emased ja isased. Et see ei käi ainult inimeste kohta, see on terves looduses nii. Aga meil on siin üles kerkinud selline teooria või usund, ma ei tea, mis see on, et haridusminister ütleb, et 20 on neid sugusid ja mina olen lugenud internetist päris palju selle kohta ja neid nimekirju on väga erinevaid ja neid on väga erinevaid numbreid. Ja muidugi need on väga huvitavad nimekirjad, neid tasub kohe mõttega lugeda. Sealt saab palju nalja. Nii et kui palju siis teie arvates on neid sugusid? Aitäh. Mulle tundub selle küsimuse taga peitub natuke meie hoiak erinevate inimeste suhtes. Kõigepealt bioloogina. Miks te mind süüdistate? Palun asitage küsimus, ärge arvustage küsijat. Palun vabandust, kui tundus, et ma liiga küsija poole pöördusin. Bioloogia muideks ei ütle, et on 2 sugu. Aga mis puutub inimestesse, siis elu on mind kokku viinud väga mitmete vahvate inimestega, kes ei ole oma kehas õnnelikud. Ja ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et ma peaks neid kuidagi sildistama või naeruvääristama. Neil on raske ja igal hetkel, kui ma saan, ma püüan neid toetada. Kas seal kusagil nimekirjas on mingid veidrused, ma tõesti ei oska seda kommenteerida, aga siin niisugune hooliv suhtumine ligimesse on see, mis need probleemid tegelikult alati lahendavad. Aitäh! Ma küsisin, kui palju teie arvates on neid sugusid? Ma ei küsinud teilt hinnangut. Ma küsisin, kui palju teie arvates on inimesel sugusid? See oli küsimus. Siis ma vastan ausalt, ma ei tea.